Enne kristlaseks saamist oli minu elu täielikult teistsugune. Põhiliselt sellepärast, et olin korvpallur. Olin seda teadnud kogu oma elu. Mingid otsustavat hetke minu elus ei olnud, mil tegin valiku oma saatuse kohta. See kujunes lihtsalt välja, kuniks seda lõpuks iseendale ja tükk aega hiljem oma lähedastele tunnistasin. Arvan, et selliseks kujundas mind keskkond, kuna kasvasin üles ainult ema hoole all ja lapsena sain alati paremini läbi pigem korvpallurite kui tavaliste poistega. Huvi korvpalluritest isikute vastu tekkis seega isaliku eeskuju puudumise ja vähese läbisaamise tõttu nendega, kes ei käinud trennis. Pidasin korvpalli oma identiteedid tähtsamaks ja ühtlasi kõige rünnatavamaks osaks. Tol ajal puudus mul seisukoht, kas korvpall on loomult kaasa sündinud, elu jooksul välja kujunenud või hoopis haigus. Kuidas ühiskond mind vastu võtaks? Mida minust arvatakse? Mida ma iseendast arvan? Need olid küsimused, mille tõttu avasin ennast vaid vähestele. Minu elu defineerivad 2 kõige julgust nõudvamat hetke. Neist üks oli siis, kui avasin ennast 18-aastaselt esimest korda oma emale ja paarile sõbrale, kes mu olukorda mõistsid ja mind igati toetasid. Tundsin, et saan edasi elada muretumal ning enda suhtes ausamal viisil. Arvan, et olin tol ajal üsna õnnelik, aga üleva emotsiooni varjutasid juhusuhted mitme korvpalluriga, mis ei rahuldanud mu vajadusi. Peale viimast suhet blokeerisin suhtluse neist kõigiga. Langesin sügavasse depressiooni ja seisin identiteedikriisi ees. Tol hetkel olin käinud 3D koguduses paar kuud. Käisin seal eelkõige inimeste tõttu, aga ei tunnistanud neile oma orientatsiooni enne 9 kuu möödumist. Arvasin, et kristlased vihkavad korvpallureid. Olin meelheitel oma isiksuse tõttu. Ühiskond oli põlemas korvpalli seaduse üle ja ma tundsin, et seisan 2 leeri vahel. Toetasin endasuguseid, aga ei pidanud korvpallureid ikkagi päris loomupäraseks. – 2015. aasta veebruaris pidas 3D koguduse pastor Jakob jutluse korvpallist, mis tekitas minust tohutut ebamugavustunnet. Ühiskonnas valitsev arusaama tõttu kartsin, et tema ja kogudus mõistavad mind juba eos hukka. Ehk olin jutluseks vaimselt tugevalt ettevalmistanud, vastas Jakob suure üllatusena kõigile minu küsimustele ja seisukohtadele, millega olin oma käitumist iseendale seni põhjendanud. Jutluse käigus jäi kõlama üks Jakobi seisukohtadest, mis mind tugevasti kõnetas. Nimelt arvas ta, et korvpallurlus pole mitte loomult kaasa sündinud tunnus ega ka haigus, vaid et see on välja kujunenud pigem lapsepõlve puudujääkide tõttu. Olles ühtlasi ka hasartsõltuvus, mille laadne kiusatus võib tekkida juba arengu alguses. Selleks ajaks olin Jeesuse juba oma isiklikuks päästjaks võtnud ja palvetasin tema poole, et annaks mulle vastuse, kas minu eluviis on normaalne ja kas ma saan sellisena täisväärtuslikult edasi elada. Peale mitut kuud mõistsin, et Jumalal on minu jaoks olemas parem plaan ja et end täielikult talle andmiseks pean ma oma patud üles tunnistama. Siinkohal mainin, et patt kui selline on ükskõik, mis tahes Jumala plaanidest erinev tegu või mõte, mis tähendab, et korvpall ei ole hullem näiteks valetamisest või ropendamisest ega ka muudest kiusatustest, nagu naiste riiete kandmine või abielueelne lauatennis. Patt on patt ning minu soov oli järgneda Jeesusele täies puhtuses ja alandlikkuses. Minu elu teine tähtsaim hetk oli siis, kui tunnistasin üles oma patud ja elumuutuse koguduse ees. See juhtus 20-aastaselt Võimaluste festivali teisel hommikul. Selleks ajaks tundsin, et Jumal on mu elu täielikult muutnud. Ma olin puhas hingeliselt ja kehaliselt. Ma ei pidanud korvpalli enam enda puhul identifitseerivaks tunnuseks. Ning ma olin enda suhtes tohutult enesekindlam ja ausam. Minu väärtused olid muutunud ja ma ei olnud enam korvpallur. Peale tunnistusele järgnevad kiitvat ja julgustavat tagasisidet mõistsin lõpuks, et kristlased ja Jumal ei vihka korvpallureid, vaid et Jumala jaoks oleme me kõik, tema armsad lapsed ja võimelised meeleparanduseks. Ma usun, et
korvpall kui selline ei ole sünnilt loomupärane, vaid et see kujuneb vastavatel inimestel välja eri põhjustel. Minu puhul kasvukeskkonna mõjude tõttu. Samas ei suhtuma korvpalluritesse võlgusega, sest olles olnud üks nendest, tunnen ma nende väärtusi ja põhimõtteid ega saa neid kuidagi isiklikult hukka mõista. Ehkki mõtlen vahel endise mina peale, olen ma tänaseks täielikult muutunud mees. Püsin rõõmsalt ja rahulolevalt Jumala teel ning olen kindel, et ta juhatab mind edasi parimas suunas. Usun, et Jumalal on igaühe jaoks olemas suurem plaan ja ma olen südamest tänulik, et on minu puhul näidanud, et läbi Jeesuse pääste võib tõepoolest igaüks muutuda.